Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Veigmes, miks mind maa jätsid omal uue pruudi võtsid, oi hästi, omal uue pruudi võtsid. Mina nii kui roosinuup, jaanililja kullergub, oi hästi, jaanililja kullergub. Tema nii kui soolatüügas ära kuivand lilleke, oi hästi, ära kuivand lilleke. Meie aiast õunu võtsid, neid sa oma pruudil viisid, oi hästi, neid sa oma pruudil viisid. La la, la la la, la la la, la la la. Nopsid armuga ta kätte andsid, oi hästi, armuga kätte andsid. Meesterahvast uskuda on kui soola külvata, oi valu, on kui soola külvata. Öösel petad pimedusel, päeval vannud valges, oi valu, päeval vannud valges. Vannud ihu, vannud hinge, vannud oma lubamist, oi valu, vannud oma. Sellepärast ära lähen nutuga, oi valu, ära lähen nutuga. Tallis puusin kaelas kannan, õitest õunu välja annan. Oi hästi, õitest õunu välja annan. Hommista taliman, talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio Tallinna stuudios, väikeseline Tallinn. Klaaside taga istuvad Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Kuulasime Estonian Voicesi laulu, see on Eesti rahvaluule ja loomulikult räägib sellest, et kui kurb on see, kui peigmees sind maha jätab, ehkki sa ise oled tore, nagu roosinupukene, miks mitte punase roosinupukene. Ja loomulikult see laul läheb tervituseks sotsidele ja sotside juhile Lauri Läänemetsale. Esmaspäeval toimus Eesti valitsuses suur muudatus, sotsiaaldemokraadid said ootamatult teada, et nad valitsusest välja on arvatud ja õhus oli see asi juba mõnda aega varem, märke oli siin ja seal, aga saatuslikuks osutus väikese huumoriga öeldes ilmselt hetk, kui siseminister ja sotside juht Lauri Läänemets sõitis Namiibiasse sõbra pulma ning ei saanud osaleda sellel saatuslikul koalitsiooni erakondade juhtide hommikusöögil, kus Kristiina Kallas ja Kristen Michal rahulikult omavahel asju arutasid ja lõpuks otsustasid, et nad sotsidega koos enam edasi minna ei taha ja moraal on selline, kui maa jalgade all põleb, siis ära Aafrikasse pulmas sõida. Ja, no ju neid märke oli ikkagi varem ju tegelikult ka õhus, aga mis mulle silma jäi, oli see, et üks poliitikute lemmikväiteid on see, et iganädalased või igakuised reitingud ei oma meie jaoks mitte mingisugust tähtsust, tähtis on valimistulemus. Jah, vastab tõele, aga seekord rõhuti just nimelt reitingutele, erakondade reitingutele, valitsuse reitingule ja sotside reitingule ka. Nii et nüüd on äkki need uuringud parteide ja valitsuse toetusest omandanud hoopis teise kuju ja loomulikult opositsiooni käes viide sellele, kui väike on valitsuse toetus olnud, siis mitte selle, mis nüüd esmaspäeval ametisse asus, vaid selle, kus olid ka sotsid. Poliitikute viide sellele on saanud peaaegu päevakajaliseks. On saanud heaks tavaks ka siin saates rääkida, et koalitsioonileping, et see ei ole nagu seadusest tulenev dokument ja miks üldse seda sõlmida või sellest rääkida.
koalitsioonileping on üks hea arukas dokument, kui seda koostatakse arukalt vastavalt analüüsile, mitte kõhutundega ja mitte eesmärgiga see lihtsalt kiiresti ära sõlmida, just nagu see oleks mingisugune sport, et siis kiiresti saaks portfellid jaotatud ja võim haaratud või valitsema asuda. Koalitsioonileping peaks sisaldama kõiki neid esiteks, mida valimistel lubati ja ka reaalselt analüüsile tuginevad väljavaadet või nii-öelda eelolevateks aastateks kavatsetavad. See, et nüüd sotsid minema visati, on põhjus sageli ka, ma nüüd prooviks hoida seda koalitsioonilepingu teemat veel saates õige mitmel korral. See sama kiirustamine, kus siis 2 parempoolset erakonda, et ruttu saaks koalitsioonileping sõlmitud, olid praktiliselt nõus kõigega, mida sotsid soovisid, nähes seda oma võimu, ka koalitsioonis olles nad ei jätnud kasutamata ühtegi võimalust, et oma sellist nii-öelda mingisugust võtmepositsiooni ära kasutada ja nii oligi sellel valitsusel sageli nii-öelda näotus oli tema nägu või veidi vasakule kaldu, aga ma sellega ei taha üldse öelda, et see ei oleks olnud parempoolse nii-öelda Reformierakonna ja Eesti 200 valitsus. Kõik need otsused tekkisid nende soovil ja näiteks, mis puudutab seda ettevõtte 2% tulumaksu, siin on igal juhul esitatud väga selgelt fakte, et selle tõi laua peale mitte sotsiaaldemokraatidest esimees Läänemets, vaid Reformierakonna juhtivpoliitik. Ja miks me peaksime nüüd täna vaatama sellele tulevikule veidi positiivses võtmes on see, et Kristel Michal küll jätkates seda sama valitsemist, mida 23. aasta valimised meile tõid, võib-olla väikeste muudatustega, aga vähemalt tema algus on nüüd palju lubav. Et ta ei luba, et me teeme koalitsioonilepingu kiiresti, vaid et tehakse seda 2 osas, nii nagu tehakse seda Soomes või Lätis, et algul nii-öelda markeeritakse ja lepitakse kokku põhimõtetes, üldsuundumustes ja siis raisatakse järgnevad kas 4 või 8 või Soome puhul ka 10 kuud selleks, et töötatakse välja konkreetne tegevuskava, millist maksu tõsta, eeldades või teades juba, selleks on tehtud korralikud analüüsid, mõjuanalüüsid ja see ongi tõsine riigivalitsemine, et koalitsioonileping ei ole mingi mängudokument, vaid see ongi meie riigi lähiaastate tegevuskava ja sellesse tuleb suhtuda täie tõsidusega. Ja nii on ja see on omamoodi mõõdik ka valijatele selles mõttes, et mida siis on täidetud ja mida ei ole suudetud täita ja mida täidetakse. Uuest koalitsioonileppest enamus sotside punkte jäävad küll välja ja sotsid on teinud ju ettepaneku, mis puudutab alampalga tõusu ja riikliku üürimajade programmi ja ilmselt vaadatakse üle ka Siseministeeriumi eelarve. See portfell kuulus ju sotsidele ja tema esimehele. Aga midagi ei ole teada. Reformierakonna Eesti 200 valitsus lubab ära jätta ettevõtete tulumaksu kehtestamise, alandada üksikisiku tulumaksu koormust, leevendada oskustööjõu Eestisse toomise reegleid, mis on üks väga keeruline punkt tegelikult. Nii et mingisugune parem pööre ikkagi tuleb, aga see, millele sa viitasid, Ignar, et koalitsioonilepe on tegelikult väga oluline dokument, sellele annab kinnitust ka väga paljude loomeliitude või loomeesindajate väga kiired pöördumised nüüd loodava valitsuse aadressil. Haridustöötajate liit tuletab meelde, et eelmise aasta jaanuaris nad korraldasid streigi ja õpetajate palk peab olema 30% kõrgem Eesti keskmisest palgast ja nii edasi ja nii edasi. Ametiühingute keskliit soovib töölepingu seaduse eelnõu arutamisega teistmoodi edasi minna, nii et tegelikult seda survet uuele valitsusele koalitsioonilepingu sõlmimisele on küll ja veel. No jaa, me oleme siin sama stuudios ja hästi palju rääkinud sellest, et mis asi see koalitsioonileping on ja jõudnud ka sellisele definitsioonile, et koalitsioonileping on mitte paber. Et koalitsioonileping on mitte midagi. Tal puudub Eesti Vabariigi seadusandluses, tal pole sellist asja üldse ei ole olemas. See on
teatud poliitiliste jõudude poolt, kes on saanud kas piisavalt palju hääli või neid on võetud lihtsalt kampa, nende vahel omavaheline kokkulepe, mis on väljaspool Eesti seadusandlust, aga seab ennast kõrgemale Eesti seadusandlusest ja siis me oleme ju aegade ja aastate jooksul väga palju kuulnud seda, et aga me ei tee seda sellepärast, et koalitsioonilepingus pole seda öeldud või me teeme seda sellepärast, et koalitsioonilepingus on öeldud. Et minu jaoks on ikka nagu üsna arusaamatu see, et kuidas siis on võimalik selline asi, et nüüd kui kodanikud käivad valimas, valivad oma esindajad saavad kokku selleks, et hakata riiki valitsema ja selleks on siis olemas meil põhiseadus ja kõik muud erinevad seadused ja siis need kodanikud, olles saanud oma hääled, istuvad ja teevad uue mingisuguse paberi, mida ei ole seadusandluses üldse kuskil märgitud ja seejärel nad ütlevad, nad hakkavad valitsema selle järgi, selle asemel, et öelda, et me valitseme Eesti Vabariigi seaduste põhjal ja teeme seda nii ja nii. Et see, kuidas koalitsioonileping siis nii poliitikute sõnades kui avalikus diskussioonis tihtipeale asetub kõrgemale Eesti Vabariigi seadustest või on selline nagu üüberseadus, katusseadus, ülemseadus, et see on asi, mis minu meelest ei ole hea. No jaa, aga mingisugune tegevuskava peab ju valitsuses olema ja mingisugused lubadused oma tegevuseks peab ju valitsus ka avalikult välja käima. Selles mõttes on koalitsioonileping väga oluline dokument. Esiteks sellepärast, et see, mis sinna kirja on pandud, on ikkagi moel või teisel mõõdetav. Seal on taga mingisugused kindlad eesmärgid, see kliimakindla majanduse seadus on juba anekdootlikuks muutunud ja see võetakse nüüd ilmselt taas osadeks, aga vähemasti on seal kirjas mingisugused väga konkreetsed aastaarvud ja väga konkreetsed eesmärgid, et Eestis saaks aastal 2050 kliimaneutraalne riik, vaid üks näide. Ja tegelikult ka uues kavandatavas koalitsioonilepingus, mida veel ei ole sõlmitud, on ikkagi ju tulumaksu tõusu ärajätmine ja nii edasi, seal on mitmed sellised asjad, mis on väga selgelt mõõdetavad ja mida me saame kas tunda või mitte tunda. No nii palju, kui ma tean, pole selle 35 aasta jooksul Eestis olnud ühtegi valitsust, kellel poleks olnud seda, kas siis koalitsioonilepingut, võib-olla see ei ole hea tegevuskava, see, mida Ainar ütles, on väga okei ja see mulle meeldib, see on tulevase valitsuse või selle valitsuse tegevuskava, mis on siis nagu teeme seda selleks ajaks. Strateegiline tegevuskava. See on arusaadav kõigil, aga koalitsioonileping, mis nagu seab ennast kõikidest teistest seadustest kõrgem, võib-olla ma lihtsalt nagu irisen siin mingi detaili kallal, aga ma tahaks selgust selles asjas. Ja, aga samamoodi Priit võib ka keegi, nüüd kui me hakkame teda tegevuskavaks nimetama, hakkab ka seda pidama millekski kõrgemaks, sest seda pole ka kuskil seadustest kirjas. Küsimus on pigem just selles, et kuidas siis kommunikeeritakse seda tegevuskava või koalitsioonilepingut ametites, ametnikele, et ma olen väga sageli kuulnud, kui Aktuaalses Kaameras on keegi ametnik, muidu räägib tõsist juttu, küsitakse, et aga miks te seda teete, aga koalitsioonilepingus on see kirjas. Vaat sellist otseteed ei tohiks koalitsioonilepingust tulla allapoole, vaid et seda peaks kommunikeerima ikkagi vastavalt sellele ametile, mis on ministril pandud ja vastutusele, temast tuleks see ja ükski säte koalitsioonilepingus pole mitte kunagi on ka nii-öelda üksüheselt järgitav. Ta on üks raamdokument sisuliselt. Kui me räägime näiteks sellest, et jah, me muudame lihtsamaks oskustööjõu Eestisse toomise, siis sellega peavad ju tegelema ametnikud täiesti ilmselgelt, sellega ei saa tegeleda ainuüksi minister ja see on nii suur ja oluline ja emotsionaalne valdkond, et tõepoolest aga keda me siis nüüd Eestisse rohkem lubame, kas tõepoolest oskustöölisi või lihtsalt tööjõu? Väga hea küsimus, sellepärast et meil siin viimase aasta jooksul on olnud seda diskussiooni, on olnud neid juhtumeid, kus ettevõtjad tegelikult oskustööliste nii-öelda sildi all soovivad sisse tuua lihtsalt tööjõudu, kuna neil pole lihtsalt koha peal võtta selliseid võib-olla teatud sorti oskustega inimesi või mitte piisava hulgaga või mis iganes mingisugused detailid võivad seal olla. Aga sellest on ajakirjandus korduvalt kirjutanud ka, et mitte ainult oskustöölised, kelle all me tahame nagu mõelda, et see on arst või see on kirurg või see on mingi, ma ei tea, ajuteadlane või programmeerija, aga see on lihtsalt üks inimene, kelle eesmärk on minna kuskile sinna uksetehasesse ja tõsta
mingisugust liigutada mingisugust masinat ja tõsta ühte kasti teise, et selles oskustööliste osas see teema on nagu selline, mis peaks olema küll väga selgelt lahti räägitud, et see sõna oskustöölised iseenesest ja väga selgelt kontrollitav. Väike kriitikanool nüüd ka nendesse lubadustesse, mida siis uue valitsuse loojad on andnud meile teada, mis neil kavas on seesama, eks ole, sisserände reeglite lõdvendamine. Viimase 5 aasta jooksul on Eestisse sisse rännanud circa 100 000 inimest, arvestamata Eesti kodanike tagasipöördumist. Nende hulgas on Ukraina põgenikud. Täpselt, ja nende hulgas on väga palju kõrgema haridusega spetsialiste, arste, õpetajaid, igasuguseid inimesi. Ja samas ikka me kogu aeg kurdame, et meil ei ole tööjõudu, meil ei ole oskustöölisi, nii et see viitabki sellele, et see ühiskond on niivõrd ülebürokratiseerunud, et ükskõik kui palju me neid oskustöölisi või tavalisi töölisi siia ei meelita, see ainult aitab taas toota bürokraatiat, sest neid kõiki on vaja ju nii-öelda riigi mõttes menetleda, neile anda igasuguseid hüvesid ja jaotada ja see kõik toodab meie Eesti jõuetust määratul hulgal. Ja teine teema, mida siis valitsus on ka lubanud, et vähendada ametnike arve 20%. Vaat see on nüüd jälle üks asi, mida alustatakse valest otsast. Selles ametnike arvus ei ole süüdi see, et nad oli lihtsalt tööl, vaid selles on süüdi see, et me oleme tootnud aastakümnetega nii palju täiesti arulagedalt igasuguseid tegevusi ja regulatsioone, mida ongi vaja eestlasliku usinuse ja täpsusega täita. Nii et kõigepealt tuleks ja väga selge ja kiirusega üle vaadata see nii-öelda liigne reguleeritus, nendest nagu lahti saada ja muuta kogu tegevus kaasaja mõttes efektiivsemaks, mitte jälgida neid vanu traditsioone, kui puunuppudega arvelaual mängite Excelit. No ja see sinu poolt viidatud väide minu jaoks kõlab muidugi veidi anekdootlikult, et see võitlus bürokraatiaga selle jaoks, see on läbi lipsanud uue valitsuse mõne liikme suust, on kavas luua Riigikantselei juurde töörühm, mis hakkaks vähendama Eesti bürokraatiat. See on bürokraatia leevendamise nõukoda. Jah, siis, ma saan aru, et tegelikult selleks on vaja mingisuguseid inimesi ja mõttetalguid, et kuidas ja kus siis seda bürokraatiat tõepoolest 20% maha võtta ja kust riigi valitsemise kulusid igal järgneval aastal 5% alla saada ja nii edasi, arvestades, et meil on kaitsekuludeks ikkagi raha vaja. Aga jah, luua töörühm selleks, et vähendada töörühmade arvu. Ma pean seda vajalikuks, aga see kõlab anekdootlikult. Vaadake, mis toimub Ameerika Ühendriikides, ega siin ei ole pole ju vaja kaugelt otsida seda analoogi või siis paralleeli. Kristiina Kallas ütles niimoodi, et ütles umbes nii, et ma ei tahaks siin paralleelina välja tuua Elon Muski siis Doge'it ehk seda valitsusaparaadi bürokraatia vähendamise töörühma, aga piisas sellest, et ta ütles, et ma ei taha seda paralleelina tuua, kui juba hakati tsiteerima seda sama asja. Aga vaadates seda, mida tehakse siis Ameerika Ühendriikides, me muidugi ei saa üldse kuidagigi siis võrrelda Ühendriikide valitsusaparaadi bürokraatiat ja pisikese Eesti väikest bürokraatiat, igaüks, kes on ametlikul tasandil Ühendriikidega asju pidanud ajama, kas või mingisuguse, ma ei tea, riigidepartemangu viisa või mingisuguse muu paberi osas, teab väga hästi, et milline metsik uskumatu bürokraatia seal on ja tõepoolest 100 000 tõenäoliselt miljoneid ametnikke. Et see, kuidas seda kõike seal siis Elon Muski või Muski juhtimisel tehakse, mille üks ehkki võib-olla praktikas või ebaõnnestunud pool on see, et see töörühm, millele antud väga laialdased volitused, võib vaielda selle üle, kas nagu üleliiga laialdased, aga et neil on olemas selline veebikülg, kuhu siis kõik need regulatsioonid ja muud asjad, mida neil on õnnestunud siis toore jõuga ära lõpetada või kinni panna, need on sinna siis
pandud kirja, et kui siis Eestis moodustatakse kas iganes see mingisugune bürokraatia leevendamise nõukoda või bürokraatia vastu võitlemise osakond või neid akronüüme võib siin nuputada lõputult välja, kui mingisugune selline asi luuakse, siis selle juurde tuleb tingimata luua sellesama ameeriklaste Doge'i analoogil avalik veebileht, mida pidevalt uuendatakse ja kuhu kogu aeg on kirja pandud need asjad, mida siis on ära tehtud. Ja ma tooksin siin selle Ameerika praeguse valitsuse näitel ühe asja veel. Nimelt on see leht väga oluline selleks, et ajakirjandus saaks kogu aeg teha fakti kontrollida ja vaadata täpselt järgi, kas see tõesti on nii, nagu valitsuse töörühm on öelnud. Ja praeguseks on üsna selge, et nii New York Times kui Washington Post saavad selle lehe pealt kogu aeg tööd ja nad ka avalikult teatavad, et see jutt, mida seal on näiteks mingisugusel juhul kirjutatud, et seal 2000 ametnikku on ära koondad, et see tegelikult ei vasta tõele, ütleme, et seal üldse töötabki ainult 1000 ametnikku või nagu seal üks juhtum oli, kus raporteeriti uhkelt 8 miljardi kokkuhoidmisest, pärast tuli välja, et see oli 8 miljonit ja sedagi ei olnud kokku hoitud. Ehk teiste sõnadega, kui bürokraatia vähendamine toimub hämaras ja pimedas, siis ei ole sellest meile kellelegi kasu, see peab toimuma täiesti valgelt, avalikult ja aruandmine peab olema avalik ja nendele siis küsimustele, mida ajakirjandus tõstatab, peab see sama töörühm ka suutma anda adekvaatset vastuseid. Just, ma kordan üle seda, mida Priit ütles, sest see on väga oluline. See, kuidas vähendatakse riigi kulusid ja kuidas vähendatakse avalikku bürokraatiat, peab olema selgelt mõõdetav ja selgelt arusaadav. Vastasel juhul ei ole sellel asjal mitte mingisugust olulist mõtet. Eks Justiitsministeerium ongi juba saanud ühe sammukese astutud sel keerulisel Kolgata teel, nimelt on saanud Justiitsministeerium valmis eelnõu, mis jõustudes näeks ette, et iga uusi nõudeid või regulatsioone kehtestav seaduseelnõu peaks ette nägema ka vähemalt ühe olemasoleva regulatsiooni tühistamise. Jälle natuke mustvalgemine. No täpselt, ja ma nüüd avangi neid halle toone ka siin, mis võiks olla. Ja tulevikus siis hakkaks Justiitsministeerium kõiki seaduseelnõusid just sellest aspektist läbi vaatama, et kas nüüd mingisuguse uue regulatsiooni kehtestamisega ka mõni endine tühistatakse. Ja kui küsita Pakosta käest ja küsiti, et miks siis just seda seadust on vaja, et on ju ministrid, nad on seal samasse tegevuskavasse või koalitsioonileppesse pand juba nüüd langenud valitsuse puhul selle, et nii et iga uus regulatsioon peaks tapma ühe olemasoleva, et seda ei ole ju täidetud, ja siis tõdebki, et kõik need ministrite juhitavad ministeeriumid, mis Eestis on, ei ole ükski püüdnud vabatahtlikult seda printsiipi täita. Nii et kui vaadata näiteks eelmist aastat, see on siis 9 kuud, on siis see valitsus oli juba tegutsenud, siis 8 korda oli rohkem eelnõusid, mis suurendasid halduskoormust ja sisaldasid neid regulatsioone kui neid, mis vähendasid seda. Nii et vaatamata sellele, mida nad poliitiliselt otsustasid, siis see kõik jäi paberile, mitte mingisugust sisulist muutust sellele ei tulnud. No midagi on siiski toimunud, ma ütlen vahele nii palju, et eelmisel aastal liideti mitu riigiametit üheks, sellel aastal 1. jaanuarist liideti mitu riigiametit üheks riigiametiks, just kui tegelikult ikkagi mingisugune samm vähemalt selleks, et ameteid vähem. See on Ainar Krõlovi valmist. Ma tean juhtumeid, see saade jääb liiga lühikeseks, kus on liidetud ja siis mõne aasta pärast jälle neid lahutatud. Nii et see ei muuda mitte midagi sisulist, vaid tuleb kogu seda lähtekohta, et mida tähendab riigivalitsemine, mismoodi see teenus peab olema osutatud ja mis on liigliha. Aga nüüd selle teemaga nii-öelda tutvumisel Pakosta intervjuuga ma sain teada ja see on minu jaoks pommuudis. Ma arvan, see on kõigile raadiokuulujatele. Et üldiselt meil on heaks kombeks, et kõik seaduseelnõud peaksid sisaldama mõjuanalüüsi. Ja just nii nagu ongi. Aga nüüd on välja tulnud, et see mõjuanalüüs on olnud ainult mõjust riigieelarvele.
aga mitte kunagi mõjust ettevõtetele või üksikisikutele. Nii et see on elanud mingisuguses paralleelmaailmas, et ükski seadus, need kurgikõveruse seadused ja ahjude seadused ja mida lõpmatult tuleb, kas või pärandniitude ja soode taasloomine ja kõik need, nendes on puudunud see isik, nii ettevõtja, temale mõju ja Eesti kodanik. Ma tahaks tähelepanu juhtida veel sellele, et see regulatsioonide vähendamine, et teeme ühe juurde ja siis kustutame midagi maha. Et see on nagu selles mõttes, see on nullsumma mäng. See põlistab hetke ja see on see, millele ei mõelda. See tähendab seda, et kõik need regulatsioonid, mis siiamaani on loodud ja oletame, et nendest on mingisugune 30% täiesti mõttetud, me võiks eeldada seda, siis see kõik jääbki niimoodi, lihtsalt sinna ei tule enam juurde, kogu see jama, mis on juba loodud, see jääb alles ja see ongi selle nagu lähenemise kõige suurem viga. See ei tegele sisuliselt bürokraatia vähendamisega, vaid teeb nägu, et me nüüd pidurdame. Ma veel lisan Priit siia juurde, et ma paluksin kõigil proovida defineerida, mis asi on regulatsioon. Ja kuidas neid võrrelda, no näiteks ühelt poolt nüüd seati ettevõtjatele kohustus koostada igasuguste aruandeid, mis nõuab osakondade tööle rakendamist tohutuid kulutusid või näiteks, et tuleb varustada lisainfoga aeguva toidukauba siirdamisel toidupanka, täielikult annab tohutu koormuse kogu sellele sektorile ja siis selle juurutamise kõrval näiteks otsustatakse, et me enam kurgikõverust ei pea arvestama. Need regulatsioonid ei ole võrreldavad ja sellest ei tulegi nullsumma mäng, vaid iga selline trikk, selle triki tegemine juba sisaldab mingisugust bürokraatlikku koormust ja see taas toodab ainult seda. Ja siinkohal väike paus.